see, nii, okei. Lõpuks tuleb meil on iga kord see count nagu täiesti perses, et me ei tea, mitmes episood meil tuleb välja. 6., 7., a la 5, igatahes uus episood on väljas. Ja põhimõtteliselt teeme tavaliselt tutvustuse. Johannes. Irko. Ja külaliseni me kohe jõuame nagu alati, eks ju. Ma ei tea isegi, miks ma alati ütlen, et me kohe jõuame külaliseni, kui ma põhimõtteliselt hakkan kohe... meil on seekord isegi alguses jutt. Et te näete, et meil üks saatejuhtidest... Fucking Laurat ei ole nagu, see on tuimalt üle nagu ma tahtsin gently veel nagu seda tuua sisse, aga see on nagu Laura, me oleme räme pettunud sinus. Ta ütles, et tehke boys night, andis meile boys night nagu, et... Ta teeb mingi 5 aasta selle rasta patse praegult. Vist, ma ei tea, mis patsid on. Ja mingi 5... ei midagi oli küll, et 5-aastane jooksis ringi tal seal, ei jõua Tartust tulla siia. Laura töötab Tartus, väike... Unustage ära, ta ei tööta Tartus. Ta ei saa mingi plaagi siin. Üle Eesti. Tegelikult me viskasime ta välja, pole vaja teda. Ta on üle-eestiline, rahvusvaheline. Üle-eestiline, õige. Igatahes. Me veel võime Laurale pärast veel puid alla ta saab puid nagu need vahet üle. Terve saate jooksul, aga meil on täna eriline külaline. Alati on meil eriline külaline. Tegelikult nad nagu näevad seda nagu nime juba sealt pealkirjast, et kes meil täna külas on ja Facebookis ka nagu. Ei, aga see on ikkagi, see on surprise! Te blöörited on praegu vaata ära, et igatahes, mis meil siin ikka? Nikolai, great to have you. Või pigem Niks? Pigem Niks. Pigem Niks või? Okei. Nagu alati siis ma natukene räägin sinust, et Tallinna Inglise College. Terve aeg olid seal? Jah, 1. kuni 12 aastat. 1. kuni 12 aastat. Kas sa viskas üle ka? Meeldis sul seal? Ütleme nii, et ma kindlasti ei kahetsenud, et ma ei vahetanud gümnaasiumit. Et kui ma tegin gümnaasiumit, mul oli ainult üks valik, või kui ma tegin neid ühiskatseid, siis peas mul oli ainult üks valik, see oli tikk ja kui ma ei saa sinna sisse, siis ma ei tea, lähen mingi kokaks kuhugi. Kusjuures ma tegelikult tahtsin kokaks saada. Aga IB oli... kui Esan ütle, mis see IB üldse oli? IB oli rahvusvaheline õppekava meil gümnaasiumis. Nüüd on see juba vist avatud nagu kõigile esimesest klassist, kui sa saad sinna sisse, aga mul oli see gümnaasiumis. Et põhimõtteliselt sinna valiti välja need inimesed, kes olid nagu piisavalt pädevad oma õpingutse, kes ise tahtsid sinna minna. Ja siis said sinna õppima ja seal oli põhimõtteliselt selline süsteem, et sa võid endale 6 ainet, millest 3 on nagu kõrgtasemel, 3 on standardtasemel. Kõik on inglise keeles ja siis sa õpid ja siis sul on 12. klassi lõpus on sul 2 nädala jooksul umbes mingi 10 kuni 16 eksamit. Ja siis sa pinled ja siis sa lõpetad kooli. See tundub nagu oksem kui ülikool. Jaa, oli. Kõvasti. See pidigi olema nagu selline isegi nimetad. See on ettevalmistus ülikoolis. See on ettevalmistus ülikoolis. Ma tegelikult ettevalmistusingi, et ma lähen SSRI-asse, kus oleks kindlasti väga kasuks tulnud see ingliskeelne õppe ja matemaatika eriti, sest matemaatikat nagu ümber harjuda matemaatikas inglise keeleks ja siis õppida inglise keeles on nagu, selles mõttes see ümberharjumine võtab aega. Aga ometigi ma lõpetasin TTÜ-s ja jah. Aga see ei ole kohe 10, vaid see on 11. klassist. See on 11. ja 11. Ehk siis see nagu SN-a sul on katsed, kas sa üldse 10 saad ja siis kohe järg aasta on sul katsed, kas sa saad sinna... Seal ei olnud meil otseselt katseid, nad vaatasid vist üldist nagu õppetulemusi. Ja sul olid head õppetulemused? Mul oli kusjuures 10. klassis, mul olid väga head õppetulemused, ma ei tea miks. Kas sa nägid vaeva selle nimel? Ma ei ütleks, et ma vaeva nägin. Pigem siuke skeem või? Ei, mitte ka skeem, mul lihtsalt läks kuidagi nagu... Mul oli see, et 9. klass ma nägin vaeva ja siis selle põhjal nagu selle rasva pealt ma läksin 10. Kas see oli 9. et sa saaksid 10 sinna sisse? Ja, ma tunnen, et 9. ma õppisin nagu ütleme, kui me võtame selle timeframe'i 6. 9. siis 9. oli kindlasti minu kõige aktiivsem aasta. 6. ja 7. Aga paneme 6. 12. Siis ma arvan, et tegelikult äkki mingi 11 või 12 klass tõenäoliselt oli ikkagi siuke kõige suurem pingutus minu jaoks. No ikkagi kui 6 eksamit pidid tegema ja... Ka ma pidin tegema 13 eksamit. 13 eksamit pidid tegema. Jah, siis oli nagu, see oli selles mõttes, ma tundsin, et siis ma olin kõige targema, mis ma olin nagu too hetk olnud elus. Ja nüüd on ainult Talle Mäge. Ma ütlen, nüüd on rohkem seda elulist tarkust. See akadeemiline tarkus on kuidagi sinna tahaplaanile. Aga ma käin ikkagi ülikoolis, et selles mõttes. Kui tihti sa käid seal?
kas sa nagu käid ikkagi seal? Nüüd semestri lõpus on nagu jah, tõesti see natukene haruldamaks näinud, et mul on nagu busy teistes kohtades, aga tegelikult semestri alguses ma käisin ikkagi päris eeskujulikult enda arust. Kindlasti olid mingid ained, kus ma teadsin, et ma kindlasti ei tule loengusse. Või siis, kui ma tulen, siis ma teen oma asju. Aga minu üks aine oli. Aga kõik ülejäänud ained ma käisin ikka eeskujulikult kohal ja kuulasin, et mul on pigem vaatanud see, et ma olen lohakas pigem nagu kodutööde põhjal kui kohale tulemisega, et mul ei ole kunagi nagu elus olnud sellega probleem, et ma ei ilmu kohale, et mul oli koolis ka, mul oli hästi vähe puudumis, ma alati olin kohal. Teine asi see, et nagu... Kas sa panid tähele? Tähele isegi panin, et teine asi see, kas ma kodus tegin midagi. Kas sa kodus tegid seda? Kuidagi kodus mul oli alati see procrastination, eriti koolis, ma mäletan, et YouTube oli minu parim sõber koolis. Ma tulin koju ja siis mul on homseks teha mingi essee. Ja siis läks simple biology või simple maths kohe peale või? See on üks asi, aga pigem oli see, et ma tean, et mul on homseks vaja teha mingi essee, ma tulen kell 7 koju, et varem nagu hakata tegema ja siis kell 2 öösel ma ei ole mitte midagi teinud ja ma vaatan YouTube'is, kuidas umbes, ma ei tea, mingi miks gorillad on välja suremise ohus. Selles suhtes YouTube on parim sõber. Ei, ma... mitte õppimises, vaid just selles, et ma lähen kuhugi nagu full... Aga see on nii tüüpiline, see on see, et sa oled nagu okei, kuule, ma vaatan näiteks praegu söön, eks ju, üks video, söö käe all kas või, üks video. See on halb teekond. Ja siis järka ja siis sul on nagu, sa oled mingi loengus, kus sul on 1,5 tundi loeng, see tundub sulle nagu fucking 5 päeva ja siis sa vaatad 5 videot ja sul on 4 tundi läinud, sa oled nagu... See on see, kui sa kell 12 öösel hakkad videosid vaatama, siis sa jõuad kell 3 ikka nagu väga kahtlast videot nagu YouTube'is. Ma jõudsin ikka, ma selles mõttes olen nii tark, et ma jõudsin mingi vaadata, kuidas Teslasid ehitatakse, mis mingi seal kõik need teooriad taga on. Mulle ei meeldinud kunagi elus füüsika. Ma õppisin kuidagi autode ja lennukite füüsikat, kui ma olin 12. klassis, lihtsalt sest, et ma õhtul sattusin sinna videotesse. Ja kõige hullem YouTube'i juures on ju see, et kui sa eelmine õhtu midagi vaatasid, järgmine päev on sul see, kas continue watching on ju, või siis on see, et mida nad nüüd sulle soovitavad. Ja siis sa soovitavad sanati nagu 10 tükki, millest 8 tükki saad kindlalt vaadata. Siis sa paned nad kohe järjest niimoodi ja hakkad vaatama ja siis on jälle mingi 3 tundi läinud ja siis sa mõtled, kurat, kodutööd vaja. Ei, aga see on see, et ja siis sa oled nagu vaatad veel, et minul on vähemalt niimoodi praegu olnud, et sa vaatad, et vähemalt, et fucking 5-minutine video. Come on, see ei ole üldse bad, eks ju. Panen 5 minutit, siis on veel 5-minutine, veel 5 minutit. Aga sa kuidagi satud ikkagi, et sa vaatad tund aega ja siis sa oled nagu, ma ei ole vaadanud 30 videot, okei? Või no, mis iganes mu mäes on praegu. Mis ma nüüd olen õppinud tegema selleks, et nagu vähemaks võtta seda kulutust, siis kui ma näen, et mingid video, mida ma tahan vaadata, siis ma automaatselt vaatan, et mis kell on siis, kui see video lõpeb. Et kui ma just eile tahtsin vaadata mingit videot, see oli mingi TED Talk, mis oli 30 minutil ja see täiesti off topic minu nagu tööst, mida mul oli vaja majanduskood ära teha. Ja siis ma mõtlesin, praegu on 8:45, 9:15 see lõpeb, see on juba tegelikult päris palju, see on pärast 9, et nii ma pean kindlasti õppima pärast seda. Ja siis nagu see isegi aitab. Sest et muidu sa unustad vaat selle kella ära ja siis sa klikid seal kogu aeg vaata full screen'is edasi. Okei, miks mina tean, mida tema peab tegema? Esiteks ütle, mida sa õpid. Ma õpin äriinfotehnoloogiat koos Johannesega. Jah, et me õpime samat asja, ehk siis Inglise kolledž ja Saksa gümnaasium kollashivad siin TT TalTechis. Aga... Epupoisid. Kuule, Eps. Nein. Aga räägime veel korra sellest IB-st, ma saan aru, et seal ei õpetatud alguses business managementi. Kas sina tahtsid nii väga, et seal business managementi õpetatakse? Ja see oli minu 10. klassi mingi suurim saavutus, sest seal oli see, et seal ei olnud nagu meie koolis TIK on nagu notorious selle poolest, et meil ei olnud mitte mingisugust majandusõpet. Ja siis mõtlesin ka, et nagu, kuidas see kool, mis proclaimib ennast kui üks parimaid Eestis, et me oleme nii head ja kõik tahavad meid, et meil ei ole mitte midagi, mis on majandusega seotud, et ometigi me ei saa tänapäeva elus hakkama ilma nagu baasoskust, et kuidas sa oma rahaga peaksid ümber käima. Ja siis tegelikult oligi nagu selline kokkuleppe õppejuhatajaga, et ma pidin koguma mingid allkirjad, et kui ma saan vähemalt 10 inimest, kes tahavad nagu IB-s seda õppida, ja siis ta toob meile selle aine. Ja alguses me rääkisime tegelikult majandusest, lõppes see business managementiga, mis on ettevõtluse nagu haldus, mis ei ole päris see, aga close enough. Ja me selle saime ka, et seal oli õpetajatega omasugune saaga, et alguses oli üks õpetaja nõus, siis ta viimasel päeval 1. septembril ütles ära ja siis nad otsisid kiiresti kellegi asemele ja siis tuli veel 3. õpetaja, aga see selleks, et tegelikult vähemalt see aine oli ja eksam. Aga oli hästi, oli ka hea, sai nagu midagi teada ka? Ma ütleks, et minu selle aasta 1. semestri ülikoolis oli mul ettevõtluse alused
onju. Ja teine semester on nüüd see majandus või protsessid majanduskeskkonnas või mis iganes. Jah, täpselt. Et ma ütleks, et need on kõik selle rasa pealt ära lastud, et mul oli see kõrgtasemel business management, ma tegin selles oma uurimistööd ja ma ütleks, et need ained on suurenisti selle rasa pealt, mis ma sealt õppisin ära lastud ja ettevõtluse ma sain 5 ja ma arvan, et majanduse ma saan ka kuskil seal 5 või midagi sihukest nüüd see semester. Et selles mõttes sai kindlasti abi. Tubli mees. Teistest ainetest ärme räägi. Teised ained on anda loo. Majandus läheb tal hästi igatahes. Jah, põnev kooli teema. Ja me lükkasime su kuidagi. Ei, me ei lükanud sind üldse eemale. Sa ise õpid majanduskoolis. Sa ise õpid majanduskoolis, come on. Te rääkisite siis mingi IB-st, ma ei saa mitte tatti ka. Ta just selgitas enne, mis IB oli. Rahvusvaheline õppekava. Seda küll, jaa. Rahvusvaheline õppekava, kus ta siis... Ega mina ka ju ei tea. Ma ei seostanud sellega nagu väga. No igatahes, ja siis õppisid IT-d ka veel seal siis. Ehk siis... Jaa, õppisin küll ja õppisin. Nii et sa tulid nagu põhimõtteliselt ikkagi äriinfotehnoloogiaks või prepitud? Jaa, aga see ei olnud absoluutselt plaan. Plaan oli minna SSRI-asse algselt, mis oli minu siuke suur unistus. Ma käisin seal kõikidel intervjuudel ära, ma sain sinna sisse. Ma olin juba täiesti valmis sinna minema ja siis ma mäletan, et pärast eksameid, mis oli siis mai keskel, et mingi 20 mai või 17 mai oli mul viimane eksam, mis eelmine aasta. Ma ütleks, et ma olin siuke oma elu nagu low pointis, kus nagu kool on läbi. Ma ei tea veel 1,5 kuud, kas ma üldse sain nagu kooli diplomi kätte või mitte. Kuna nagu sa ei tea, kuidas eksamid läksid. Nendega läheb jube kaua. Mida sa kõige rohkem kartsid, mis eksamit? Ma ei kartnud ühtegi eksamit, ma kartsin üleüldist tulemust. Ma kartnud ühtegi eksamit nagu. Ma arvasin, kõik eksamid olid nagu tehtud nagu piisavalt hästi, ma teadsin, ma läbin. Aga ma ei teadnud, mis tulemustega vaata. Ja ma olin, ütleme, ja see oli siuke nagu stressimajandus ka, mul oli väga suured probleemid unega, et ma mäletan, ma 2 nädalat lihtsalt nagu istusin oma kodus, siis meil mängimisi ka ei olnud veel nii palju, või siis ei olnud põhimõtteliselt peaaegu üldse mängimisi, see oli eelmine mai, ma istusin kodus 2 nädalat järjest, ma suitsetasin vesipiipu põhimõtteliselt ja päevad läbi ma olin siukses mingi uimases olekus ja mõtlesin, mida ma nüüd oma eluga teen. Ja siis mõtlesin, no jah, et Riia on ju, aga samas nagu kuidagi tahaks mussi mängida reegelt ja kuigi see meeldib, et see on ka huvitav, et ma iseenesest nagu käisin muusikakoolis väiksena 2 korda nagu peaaegu lõpetasin ära. Et nagu, et äkki, et see on ka, et võib-olla äkki see on ka märk, et sellega praegu nii läheb, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et davai, et ma teen nii, et ma panen mingi töökirjad või nagu antud hetkel siis ma töötasin kelnerina veel restoranis Monrepos. Siis mõtlesin, et davai, et ma panen mingid kirjad teele, application'id tähendab CV-d kuhugi töökohtas, kuhu ma tahaks minna. Kui ma saan ühegi normaalse töökoha Tallinnas, ma jään siia tegelen muusikaga ja lähen TTÜ-sse. Ja kui ma ei saa, siis ma lähen Riiasse. Et nagu nii kerge see valik oli minu jaoks. Ja siis, kui ma sain nagu kutse tööle, siis ma olin nagu, mis seal ikka jääme Tallinnas. Tegelikult oli nagu lõpuni plaan minna SSRI-sse. Siis sa läksidki Monreposse tööle? Ei, ma ei läinud restorani tööle. Ma tahtsingi restorist ära minna, ma ei tahtnud teeninduses töötada. Ma olin 6 aastat teeninduses töötanud selleks ajaks. Ja ma sain kutse Taxify kontorisse, kusjuures hiljem tuli välja, et ma olin, tol hetkel olin kõige noorem töötaja, nad võtsid vastu. Ja ma sain veel pärast teada, purjus peaga oli klubis minu juhataja. Ja siis ta ütles mulle purjus peaga, et meil oli tegelikult mingi Tartu vend, kes oli majanduse baka ära lõpetanud, aga sa meeldisid meile vestlusel rohkem, nii et ma võtsin sinu. See oli lihtsalt nagu fämm. Ja siis ma olin nagu, et vau, et kes nagu see pidi nii minema, et ma kuidagi väga palju oma elus, mul on teatud kohtades nagu kuidagi ütleme lollisti vedanud, kus ma ise ei ole seda mingi... Nagu jah, et ongi nagu selline lucky streak. Siuke nagu lucky streak. Ma feelin seda. Ja siis ma olen ise mõelnud ka, et kui see nii läheb, siis ma ei tohi selle vastu hakata. Et kui nagu mulle elu viskab ette vaata neid võimalusi, et siis oleks nagu loll sellest ära öelda. Aga mida sa sinna muidu Riiasse tahtsid õppima minna? SSRI see on Stockholmi majanduskool. Seal õpitakse ainult majandust. Seal on minu meelest, kui ma eksi, seal on üks suund ka, mis ongi see üks ja sama suund. Ainult majandus, okei. Ja, et sul on mingid valikained, on ju, aga SSRI-ga on lihtsalt see, et ma olen näinud seal minu esimene business management'i õpetaja Karin Künnapas äkki või? Oli vist Karin Künnapas, jah. Tema oli mega tark naine. Ta läheb praegu mega hästi, teeb mingit asja San Franciscos. Shout out Karin. Ta oli... Mis ta täisnimi oli? Karin Künnapas. Karin Künnapas. Shout out. Ja, ta oli SSRI lõpetanud ja mega tark naine ja tema oli nagu üks põhjus, miks ma tahtsin sinna minna. Siis ma nägin veel paljusid inimesi, kes olid selle ära lõpetanud ja nüüd Taxify's näen inimesi, kes on, või Boltis siis on ju, inimesi, kes on selle ära lõpetanud ja kes on selle kooliga tulnud tööle ja väga hea õpetus on inimestele. Või vähemalt need inimesed, kellega mina olen sealt koolist kokku puutunud, mega arukad, mega targad, väga huvitav nagu mõtteviis majanduslikus mõttes veel. Et
ma mingil määral ma siiamaani follow in neid Facebooki, siis ma näen neid mingeid pilte. Ja siis ma ikka veel mõtlen vahepeal, et äkki oleks veel minema. No tegelikult ju pärast seda lõpetad ära, tõmbad äkki sinna veel, paneb veel ühe haridus endale alla. Jah, et eks võimalik. Tegelikult ma olen mõelnud, ma ei oleks, ütleme niimoodi, et eelmise aasta lõpus ma ei oleks veel kunagi mõelnud, et ma isegi võtan selliseid suitsu, aga ma ei mõelnud selle peale, et teha 2 bakat järjest. Ja ma olengi mõelnud, aga ma ei ole mõelnud SSRi peale, ma ei mõelnud, et kui ma selle äriinfotehnoloogia ära lõpetan, siis läheks Eesti Muusikaakadeemiasse heliloomingut õppima. See on sama, mille lõpetas Sander Mölder Dixist ja Sander Mölder on samuti nagu shoutout, see vend teeb nii lahedat muusikat minu meelest, üks kõige originaalsemaid nagu Eestis elektroonilisi muusika, mida võib teha, et ta segab nagu Eesti folkloormuusika koos oma nii-öelda tänapäevase nagu siukse nagu elektroonilise muusikaga kombineerib need kokku ja see originaalsus seal taga, et võib-olla ta ei ole niivõrd hea raadiomaterjal. Kuigi ta on Nööbiga teinud koos laule, mis on nagu raadios igapäevaselt kuuldud. Aga ikkagi võib-olla ta ei ole nii hea raadiomaterjal, aga samas nagu kunstilises mõttes on minu meelest see üks kõige huvitavaid muusikaid. Hetkel Eestis vähemalt. Vana saad? Ma olen 20 hetkel. Ahaa. Ma olen vanem. Ei ole. Hetkel on 20. Ta on minust noorem, ta lõpetas minu õega samal ajal. Shoutout Eeva ikka. Ja kusjuures Eeva IB kohta, et IB-sse nagu valiti nii-öelda need, kes õppisid hästi ja need, kes tahtsid minna, et Eeva on üks sellest näidest, kes teda lausa paluti IB-sse, sest ta oli niivõrd heade õppetulemust, aga ta ise ei tahtnud sinna minna. Mõõde, kui Eeva oli kusjuures, ma olen kuskilt sealt algklassist üks nendest nagu tüdrukutest meie klassis, kelle otsa ma vaatasin ja siis mõtlesin, kurat, kuidas see nii tark saad olla. Respekt? Jaa, muidugi nagu mega tark naine. Igatahes nii, Bolti juurde. Jah, Taxify, endine Taxify. Kumba küsimus ma ennem küsin? Lähme Bolti juurde igatahes. Et mida sa Boltis teed? Mind isiklikult väga huvitab see. Ma isegi küsiks alguseks, et mida sa alguses tegid seal selle, mis kohe seda positsiooni? Põhimõtteliselt alguses, kui ma sain, minu positsiooni nimi oli supply specialist, supply siis majandusest ehk siis pakkumine. Ja ma tegelesin kõikide Tallinna juhtidega, taksojuhtidega siis. Ja ma tegelesingi sellega, et ma võtsin nad tööle, ma vaatasin läbi mingid aplikatsioonid, mis on meile nagu laekunud, igapäevaselt laekub mingi, päris palju sinna, ma arvan, numbrid ei tohi öelda. Laekuvad päris palju aplikatsioone, sa võtad nad läbi, kutsud nad koolitusele, räägid neile ära, kuidas äpp töötab, värgid, särgid, aitad neil mingid dokumente teha, ja põhimõtteliselt muretsed sellest, et nad saaksid tööle. Ja siis, kuna ma näitasin seal nagu piisavalt häid tulemusi, siis mulle usaldati ka mingid sellised kõrvalprojekte, et ma näiteks mingi hetk sõitsid ringi eraautod, kus olid Taxify kleepsud peal või siis nagu kui oli Taxify aeg. Et see projekt oli minu korraldatud täiesti. Siis mina hiljem aitasin avada nagu Ida-Virumaal Bolti, Põltsamaal Bolti või siis Taxify. Samuti siis praegu nagu, mis need autod sõidavad Bolti kleepsudega, see oli nagu poolenistel minu projekt. Mis mõttes, et ma aitasid nagu seal avada? Mis tähendab, kui sa avad Bolt? See tähendab seda, et me olime teoorias terves Eestis kättesaadaval, aga meil ei olnud kuskil juhte. Ja siis selleks, et kuskil oleks juhte, sa pead minema sinna, sa pead need sinna kokku koguma, pead neile tegema mingi võib-olla parema kampaania, et nad tuleksid sinna tööle. Sest näiteks Narva Ida-Virumaal on väga imelik linn, kus on mingid fikseeritud tasud, hästi siuke nagu nõukaaegne ja halvad autod ja 250 täpselt, et seal nagu seal on omasugune turg nagu täiesti, et siis läksimegi sinna, kogusime kokku mingi esimese kriitilise massi, keda meil oli vaja. Saime nemad juhtideks ja siis nagu sealt alustasime lihtsalt reklaamidega, et kliente oleks. Ja sellega nagu, et ma käisin seal kohal paar korda, tegin neil neid suuri koolitusi seal Narva Tartu Ülikooli kolledžis ja sealt nagu niimoodi avasimegi ja hoidsin nendega suhtlust, otsisin juhte, mõtlesime mingeid kampaaniaid, kuidas nagu seda reklaamida inimestele. Ja niimoodi avasimegi põhimõtteliselt, et ega seal nagu midagi otseselt tuumateadust. Seda ma tahtsingi umbes teada, mis see avamine täpsemalt seal taga tähendab. Ja tegelikult praegu, mis ma tegin, siis ma läksin üle aprillist, läksin üle teisele positsioonile, et suvel me avame Bolt Foodi, mis on toidukulleri teenus. Ehk siis sama... Tahate Voltile hakata vastu? Ütleme nii, et Volt oli kindlasti meie kõige suurem sihtmärk, et kuna me vaatame ikkagi nagu meie kõiki turge. Kas Uber Eats on ka... Uber Eats Eestis ei ole. Et siis, et see Volt on, ütleme, siuke ainult nagu paaril turul kohal. Et kindlasti on konkurent, ta on hea konkurent, aga kui me vaatame pilti tervikuna, siis nemad ei ole kindlasti meie põhiline konkurent. Aga jah, alustame toidukulleri teenusega ja mina siis hakkan seal vastutama kõikide Eesti restoranide eest.
et mina praegu suurenisti aitan seda Tallinnas alustada, et kõiki neid algseid lepinguid ja asju me praegu seal aretame ja leiame neid esimesi partnereid, et teeme kõike võimalikku selleks, et see võimalikult hästi käima läheks ja juulis peaksite juba saama tellima. Kõik inimesed, kes on kunagi... seal tuleb sinu see varasem, kas see tuleb sinu restorani tegelikult, tutvused ja need ka kasuks isegi? Tead, et ma tegelikult nagu sellega vaatasingi seda, et mind jällegi elu nagu viib kuidagi restoranidesse väga huvitavalt tagasi, et ma läksin nagu kiiresti ja tahtsin väga sealt ära saada, et sinna kontorielusse, sain sinna kontorielusse, olin seal 9 kuud ja siis mind viskas kontorielu tagasi restorani juurde. Mille üle ma olen väga õnnelik, et ma praegu, mulle väga meeldib süüa, teha. Ja sa teed kodus ise endale süüa? Väga tihti, aga siis, kui mul aega on. Selles suhtes, et mõistlikkuse piiris on ju. Aga ma olen vaadanud väga palju söögitegemisvideosid, ma olen reposes, kus on fine dine, mulle väga meeldis alati uurida, kuidas mingi toit on tehtud. Ja praegu, mis ma näengi oma elus trendid, on see, et nagu mind jälle elu viskab sinna restoranide juurde tagasi. Ja ma arvan, et see lõpeb sellega, et mingi hetk mul on oma restoran. päris tõenäoliselt, sest et ma lihtsalt praegu tunnen, et mulle tõesti meeldib see. Oma restoran? Jaa. Kusjuures ma kujutasin kontseptsiooni ette, sest mulle tegelikult meeldivad fine dine restoranid, aga mulle veel sama palju meeldivad väikesed putkad, nagu eriti Balti jaama see tänavatoidu turg on ju, mis on seal kõik need putkad koos on ju, Chopsticks ja Wrap and Roll ja VLND burger, mis just sinna tuli, Uulits on ju, kõik on need ühes koos. Mulle see kontsept reegelt meeldib, et sul on erinevad putkad ja sa lähed sinna pühapäeva hommikul on ju, kõik inimesed on pohmas seal, tellivad purkse ja kuradi paosid ja mingi pitsasid ja asju ja mingi bataadifliikad igal pool vedelevad, mulle see reegelt meeldib, sest et seal ei ole teenindust. Mis mind ennast väga tihti närvi jääb, on see, et sa oled restorani ja sul on reaalselt teenindaja, kes tuli sinna niisama teenindaja tööd tegema. Ta ei tulnud tööd tegema, ta tuli teenindaja tööd tegema. Et selles mõttes, et nagu, ma mõtlen selle all seda, et kuna ma ise töötasin teenindajana, mul oli väga palju nagu kokkupuutus nende inimeste, kes on mingi, et miks sul oleks vaeva nagu, et ma nagu nii ja kunagi kelneriks tööle, et see on lihtsalt niisama suvetöö, et minust saab umbes septembris olen ma juba CEO ja ma teenin miljoneid, et ma ei peaks praegu vaeva nägema. Inimesed, kes ei näe vaeva. Ja ma näen seda väga palju restoranis ja mind ennast nagu saab see meeletult närvi. Kui inimesed ei oska teenindada. Pigem nagu inimesed, kellel puudub ambitsioon või nagu tahe edasi kaugemale minna või midagi. Jah, põhimõtteliselt. Või nagu isegi mitte ambitsioon, vaid mind ajab närvi see, kui inimene ei ole valmis oma töökohal vaeva nägema. Nii et sa ei räägi ainult praegu teenindamisest, sa räägid üleüldiselt, et sind ajab närvi, kui inimene ei ole nõus pühenduma ennast oma töökohale. Jaa, täpselt. Kui sa et ta näeb seda lihtsalt kui... Jah, täpselt. See on töö, see on something. Et kui sa oled tööl, siis nagu tee seda. Selles suhtes, et ükskõik mis töö see on, sa võid olla koristaja, sa võid olla tolmupühkja, sa võid olla ettekandja, sa võid olla jõhvikas, kes on siis nagu ettekandjate abiline. Kui sa teed seda nagu hoolsalt ja hästi ja sa näed vaeva ja inimesed näevad, et sa võid vigu teha, kui sa teed hästi, see ei tähenda, et sa teed kõike täiuslikult. Sa võid vigu teha, ma ajasin Radissonis mingi ühel hommikul 40 klaasi lihtsalt puruks kivipõranda peale. Aga mitte keegi ei pane pahaks, sest nad näevad, et sa ei teinud seda meelega, sa nägid vaeva. On ju? Ja see on minu jaoks kõige tähtsam. Sa võid mulle peale vajada kokteili, aga kui ma näen, et sa näed vaeva, siis ma ei ole absoluutselt sinu peal pahane, nagu mis seal ikka juhtub, on ju. Aga kui sa oled täpselt siuke, et sa käid seal ja umbes mingi, ma ei tea, no eks ma kohe teen, on ju. Ja nii-öelda poole persega teed seda asja, siis mind isiklikult läheb see meeletult närvi. See on ka, et ükskõik mis ametikohal sa oled, kui sa näed vaeva, siis inimesed märkavad sind. Mõjugi, jah. Ongi tegelikult, mul endal ka karjääri puhul ongi see, et ma tegin head tööd, ma tegin rohkem, kui mul küsiti ja tänu sellele on karjäär ka tõusnud. Täpselt. Et nagu, kui inimesed näevad potentsiaali, et sa tahad nagu midagi teha, siis nagu... Ja inimesed ei märka seda. Mul on mingi fucking 5 tööpakkumist olnud mingi 2 nädalaga või midagi. Mul oli see samamoodi, mul oli mul repos, ma nägin vaeva inimesed, nagu, kes olid omaniku tuttavad, keda ma ise ei teadnud. Pärast tuleb mingi feedback, et kuule, see Nikolai tegi mega head tööd, ta räägelt nägi vaeva, kui ta meid teenindas, mis iganes siuke asi. Ja teiseks on see, et mida teenindajad väga tihti ei taha mõista või ei mõista, on see, et kui sa näed vaeva, sa mitte ainult ei tee head tööd, vaid sa võid rohkem teenida, kuna teenindajana sa saad tippi. Ja mina usun sellesse, et mida rohkem sa näed vaeva, seda suurem on sinu võimalus saada tippi. Ei, muidugi täiesti nõustun. Ja kui me seal tipi nagu päeva lõpus peame omavahel kõik lahti jagama ja mul olid reaalselt need olukorrad, kus ma näen, et mina teen alati 80 € tippi või 100 € päeva peale ja sina tõid 30 €, aga sa ei ole abiline, sa oled samasugune teenindaja nagu mina, lihtsalt sina ei vaata oma laudu ja passid poole ajad Facebookis on ju seal kuskil taga. Siis mul on nagu päeva lõpus see, et okei, miks ma peaks sinuga nagu võrdselt seda jagama, kui sa meelega ei näinud päeva. Mina nagu jooksin, higistasin ja ma tõin meile rohkem tippi. Sina jooksed ja higistad, sa tood meile sama palju tippi, me jagame selle pooleks, anname abilisele veits, paneme kööki oma protsendid ära.
super, me läheme nagu koju, me naeratame, meil on pappi taskus, lähme paneme pidu, kõik on super. Aga nagu, kui sa ei näinud vaeva ja ma andsin nagu suurema osa sulle, siis panin veel kööki ja siis panin abilisele, mul jäi oma 80 eurost ja mingi 15 euri alles, siis ma mõtlen nagu, et lihtsalt, et, no, et see ei ole nagu aus. Vaata, ma olen ka praegu teenindaja. Kus sa oled? Nii, et restoran Snob. Okay. Igatahes. Ja ma olen seal siis, ülikooli kõrvalt nii palju saan. Et minu jaoks on see hästi põnev, sest mul just vanaisa, ta käis koos vanemaga, nendel oli mingi selline koht, kus nad käisid, ma ei tea, mis puhul, põhimõtteliselt räägiti, et üleüldse fine diningust räägiti, et kuidas peab käituma, mis siis üleüldse selle teenindaja mõte ka on ja igasugust sellist kontsepti räägiti. Ja põhimõtteliselt siis keegi küsis sellist küsimust seal, et mis puhul sa peaksid või mis puhul peaks teenindajale tipp üldse andma, kuidas see on siin Eestis? Ja siis nad vastasid seda, et teenindaja peab välja paistma, ta peab midagi erilist tegema. Ma kohe ei saanud aru, eks ju, et mis see eriline siis tähendab. Aga see eriline ainult tähendas seda, et sa põhimõtteliselt räägid selle inimesega, et sa kas või lihtsalt küsid, et kuidas see toit maitses. Hea tisu ütled nendele. Täpselt, sa hoolid. Sa hoolid. Ja minu jaoks oli, aga minu jaoks oli nii imelik, sest minu jaoks see asi oli loomulik. Sest kui mina tegin seda, mulle keegi ei õpetanud seda, ma läksin, ma peaaegu alati soovin hea tisu, ma kogu aeg küsin, kui ma võtan talliku ära, kuidas teile maitses ja alati põhimõtteliselt proovin nagu kliendiga ikkagi suhelda, et siis minu jaoks ei olnud nagu midagi erilist, aga ju vist ongi, ma ei tea, kas siis Eesti teenindajad siis keskmiselt on sellised, kes lihtsalt toovad toidu sulle lauda, lihtsalt on nagu mis te soovite, võtavad tellimuse ja põhimõtteliselt kattivad ära. Ütleme nii, et kui Eesti teeninduskultuuri, kui võrrelda nagu teenindus Eesti kultuuris kuskil Ameerikaga, siis nagu seda ei saagi võrrelda, sest et seal ongi see, et ühes kohas sul on õpetad teenindama inimesi ja teises kohas sul on lihtsalt nagu teenindustöö. Et Eestis ei ole seda teeninduskarakterit, kus inimesed samamoodi, nagu sa ütlesid, nad tulevad ja küsivad, loomulikult, mis peaks, minu meelest see on väga õige, et sa hoolid inimesest, sa näitad kliendile, et sa hoolid temast ja siis mitte ainult mõned inimesed arvavad, et okei, et sa võib-olla tüütad, sa ei tüüta, sa tegelikult paned nad tundma paremini, sest nad tulid restorani, nad ei ole siin kunagi varem käinud, nad ei tea sind, nad ei tea kokkasid. Võib-olla, kui tal on soola vaja, Eesti inimesed, kes on hästi tagasihoidlikud, nad ei pruugi nagu julgeda seda küsida ja siis nende kogemus läheb üldiselt alla, kuna nad ei saanud seda soola, ta ei saanud piisavalt hea maitsega toitu, näiteks on ju. Aga kui sa oled temaga kohe algusest peale väga avatud, sa suhtled, sa näitad, sa hoolid tema kogemusest, sa hoolid tema toidust, sa hoolid temast, siis tal on endal juba automaatselt kergem küsida, et kuule, sorry, kas saad mulle soola palun tuua, vaata. Sa tood talle soola kiiresti ära, ta on mingi, davai, super, mega hea kõik. Ja ta läheb sealt naeratades ära. Ja see on isegi see, et kui sa inimesega suhtled, võib-olla mõnedele ei meeldi, et sa lihtsalt ütleme, sa saad sellest inimesest kokkuvõttes, kui sa natuke suhtled, sa saad aru, mis stiilis temale meeldib, et sa suhtleksid temaga. Ja täiesti loomulik on, et mõnega, kui inimene ongi hästi napisõnaliselt, ütlebki sulle konkreetsemalt, siis sa ise ka oled nagu, kuidas maitses, ei hakka suurelt keerutama seal, siis proovid ikkagi suhelda. Ja see suhtlus üleüldse nagu, kõikidele meeldib, kui sa suhtled natukenegi temaga ja küsid, kuidas toit maitseb ja ma toon ühe näite nüüd, näiteks ma vahepeal töötan Urban Baris, äkki tead? Kuidas ma käisin just nende omanikega täna kohtumas? Urban Bar, Nomad ja Note, või mis on see, Pizza Note ja Nomad ja Urban ja Pizza Note, need on kõik seal. Chicago tuleb ka. Chicago on kinni, Prismad labas on. Tuleb Chicago uus. See on ammu teada. Aga igastahes, kui ma Urbanis olin, siis seal oli üks ülihea teenindaja siis. Tal mingi keskmise õhtu tipp oli mingi sott lihtsalt tavaline, nagu, kui oli nagu reaalselt tööd ka, aga ta oli nagu nii hea teenindaja ka, et nagu oligi reaalselt, ta oli nagu sõber klientidega, et oligi, et talle järgmine üks kliendipaar oli, et nad käisid söömas, neil ei olnud õhtu jooksul tippi anda, aga nad tulid järgmine päev tagasi kinkekotiga, ümbrik, kus oli sees 20 euri ja mingi kommipakk ja mingi süke asi oli ka olemas, ta oli nagu nii hea lihtsalt ja mingi vahepeal kui kliendid tema poole pöördas, siis ta nagu mingi naisele ütles, jah, kallis, et nagu see on nagu oma... Sa pead sõber olema, sa pead sõbralik seda avatud, sa nagu ma ise, kui ma töötasin ka, siis mul nagu tipp suht hästi tuli, et nagu sa pead oskama ka nalja teha mingi määral. Sa pead tundma ennast õigeks, sa peab nagu loomulikult olema. Kui sa lihtsalt sama ütled jah, kallis, siis nagu... Kui sa lihtsalt, see ei ole, kui sa viid lauda toitu, mida rohkem sa räägid,
mida üldse sa rohkem nagu lauas räägid, seda rohkem on sul tippe. Kui te olete teenindaja ja te praegu ütlete, hakkate mõtlema, et okei, ma kasutan seda kallist värki, siis ärge tehke seda, see peab teil loomulikult tulema, see ei ole lihtsalt nagu, et okei, ma hakkan nüüd kasutama seda. See oli tal lihtsalt väga hästi välja mängitud trammi ajal nagu, aga... Sul peab südant selle taga olema, sest muidu kui sa lihtsalt tuimalt paned kapil mehele, et kallis, siis sa saad... jah, seda kindlasti ja üks väga hea tipp on leidke lauast üles inimene, kes maksab ja siis hoolitsegi tema seltskonna eest. Kui maksja näeb, et sa hoolitsed tema seltskonna eest, oi, sa saad sükest tippi nagu. Ja siis, kui sul on 12 inimest, kes kõik maksavad eraldi, siis sa pooled ennast üles. See on hea, mul oleks pool tundi. Eriti see, kui sa ei ole algusest peale vaata märkinud, kell on mis. Nagu... Ja siis on nagu see, et sa ei oot üleüldse seda ja siis lihtsalt tuimalt on nii... Ja kuidas me maksame siis? Me kõik eraldi. Sa lihtsalt nagu sa... Ükskord tuli mingi sellise lihtsalt lipikuga lihtsalt sinna, ei mitte 5, mis ma ajan, 12 mingi sellise lipikuga lihtsalt sinna, et davai, hakkab pihta, eks. Mingid kannuveed on lahti jagatud 10 inimese peale. Mul ühega oli selline, et oli mingi sünnipäeva seltskond ja siis sünnipäeva lapse nagu arve pidi jagatama mingi 10 inimese vahel ja siis kõik maksid oma arved ka veel nagu fucking proovis üks asja teha, nagu see oli nagu, ma andsin nagu kliendile lõpuks ise kätte selle, et arvud tegi ise, ma ei saanud hakkamegi sellega. Millised su lemmikkliendid on? Nagu oli. Kas sinu lemmikkliendid olid see, kui suur naistelaul lihtsalt tuli ja siis sai nagu I got this, vaata. Naistelaud ma ütlesin kusjuures kõik vastu, kuni üks naistelaud ma seal samas mõn repo, sest see oli vist nädal aega enne seda, kui ma ära läksin. Keerasin seda siukse jamakukat, millest kirjutati esimene kaebus õllus. Mis sa tegid? Ma ei mäleta, sest ma teenindasin jube sitasti. Nagu see oli kõige, ma arvan, see oli minu elus kõige halvemaid nagu minu teenindus mõttes, siis ma pärast ise helistasin neile, ma tegin neile enda arve eest Dom Perignoni välja ja ma palusin vabandust, nagu ma võtan alati selles mõttes endaks. Ma võtsin oma tööd väga tõsiselt ja seal oli nagu tõesti kaebus ja see oli nagu alusega kaebus, selles suhtes, et ma ei näinud vaeva ja see oli nendel naiste õhtu ka. Või see, mis iganes Girls Night Out on, kui enne pulmasid. Ja siis ma võtsin selle täitsa omaks, mõtlesin, et mina keerasin teile kokku, sorry, tulge uuesti, Dom Perignon tuleb nagu minu arvelt ja see naine tuli nagu oma siis uue abikaasaga tuli kohale. See Dom Perignoni sõi, ütles, et pole hullu Nikolai, et ma saan aru ja kõik ütles, et panime käed kokku, kõik on chill. Et selles suhtes, et aga üldiselt jah, naistelauad olid mul, kes ma tõtsin Klausis, ma tõtsin Kohvik Klausis ka veel üks suvi. Seal oli naistelauad väga hästi asi. Räägi enda kõige parem, mis sul nagu meelde jääb, naistelaud on meelde jäänud praegu. Sul on neid olnud. Mul on neid mitu tükki olnud, aga see on lõppenud sellega, et ma olen saanud neilt numbrit või midagi ja siis jah, et see oli nagu, need olid need kõige toredamad lauad. Aga... Kuidas nad on sulle numbri jätnud? Issand, igat moodi. Mul on tšeki tagahüljele kirjutatud, mul on tuldud niimoodi, et anna oma telefon ja neid numbrid on igal moodi jäetud, aga kõige nagu meeldejäävam laud, ma arvan, oli Klausis, kus oli üks meesterahvas, üks noor poiss, ma isegi tean teda nüüd nagu nime järgi, sest ma ei tunne teda isiklikult, aga ma tean, et ta on nagu olemas Tallinnas, ütleme minu vanune suhteliselt. Ja siis tuli oma sõbrannaga sinna. Ja siis see lõppes sellega, et see poiss, kes sõi kooki ja jõi teed ja ta oli nagu väljas oli veits külm ja siis ta oli pleed ümbrist ja kirjutas mulle et sama numbri ja siis kirjutas mulle, et kui sa oled sama pehme, kui see pleed ja sama magus, kui see kook, siis helista mulle. Oi! Ja palun saage must aru, mul ei ole absoluutselt mitte midagi geide vastu nagu jumala eest. Kutid, naised, mõlemad tulevad. Ja kui selles mul ei ole mitte kunagi midagi geide vastu olnud, aga ma ei ole ise nagu kunagi üldse sinnapool nagu vaadanud, vaata. Ja siis kas see oli nagu see esimene kord ka, kui sa said... See oli teine kord elus, kui mind nagu gei sebis vist. See oli... See on päris halb nagu. See ei olnud halb, aga see oli ebamugav ja. Et nüüd ma sain teada, mida tunnevad tüdrukud klubis, selles suhtes. Sest et ma ei tea, mis tunnen ilusal tüdrukul klubis, aga siis ma sain teada. Kas see oli see esimene kord või see teine kord? See teine kord, sest et esimene kord oli lihtsalt umbes mingi soomlane tuli teatris minu üles, kas sa tahad minu hotelli tuppa minna, ma nagu ei, ma käin kickboxis ja siis ta läks ära. Aga jah, et see oli siuke nagu tunnete poolest ebamugav, aga nüüd kui ma vaatan tagasi selle peale, siis mega armas. See on nagu mulle kompliment nagu over the muidugi, aga
see on paanikat tekitav. Oli küll. See on nagu... Ma ei tahtnud sinna laua juurde. See on fucking suur paanikat tekitav. See oli küll. Nagu I have felt that ja nagu ei, täiesti okei, eks ju. Ma täiesti saan aru, teisel inimesel on ka tunded ja on lihtsalt nii. Aga ausõna, kui mul see juhtud, ma olin lihtsalt nagu, ma helistasin S-asja nende sõbrannal, ma olin oh shit, nagu sa ei kujuta ette, mis fuck praegu juhtus lihtsalt ja ma olin nagu fucking paanikas. See oli nii, aga selles suhtes, et see oli minu ütleme kõige meeldejäävam laud, ma arvan. Aga eks ma repos olin neid ka igast huvitaid, kus nagu inimesed ostavad lihtsalt mingi veini, mis on 500 €, umbes vaata niimoodi. See on ka siuke, et sa vaatad, millest sinu kaart tehtud on. Kõige nagu jällegi, saan aru, et kõik inimesed ei ole kombeks tippi jätta ja tipp ongi ikkagi pluss sulle, aga kõige hullem on, kui sa näed lihtsalt, et sul on nagu see inimene, kes seal on, sul on nagu fucking, ta võib sulle 5 maja osta põhimõtteliselt, eks ju. Ja siis ta ei jäta see tattigi ja sa tead, et sa oled hea töö teinud ja sa tead, et sa oled hea teinud, sa oled isegi nagu talt küsinud selles suhtes, mitte, et kuidas teile meeldis, kuidas te rahule jäite ja ta ütleb ka, et kuule, väga super oli. Mul on kusjuures niimoodi, et vähemalt ükskord mul oli tunne, et mul oli hästi nagu jõukas siuke nagu seltskond lavas, kus oli 2 meest ja 2 naist, nende naised. Mul oli siuke tunne, et ma nende naisist teenindasin nii hästi, et nende mehed meelega jätnud mulle tippi. Sest et nagu nad olid päris purju ennast joonud pühapäeval hommikul põhimõtteliselt ja võib-olla nagu oleks laupäev edasi ja siis nende naised veel ütlesid umbes mingi siukse lauskõned ära ja ütlesid, et järgmine kord tuleme küll 2 sinu juurde. Ja siis need vennad... Mõnikord võib lakkida ka. Mul üks sõbranna teenis lauda, mingi Dubai miljonär oli seal ja nagu hakkasid lahkuma ja siis nagu Kuti ütles, et nii, et põhimõtteliselt pane sinna kaarditerminali mingi summa, see jääb sulle tipiks, et ise valid nagu. Ja pani 5 sotti ette, pani kaardi sisse, maksis ära ja oleks võidnud rohkem kui saada nagu. Siuksed kogemused võivad ka tulla nagu. Selles suhtes, eks ju... Ja need on need haruldased kogemused pigem. Mul oli ükskord niimoodi ka isegi, et mingi, Urbanis ka veel siis, et mingi ees jättis oma mingi kampsuni või asja, jättis nagu kusagil laua juurde ja jooksin talle järgi sellega ja siis võttis lihtsalt raha, võttis 50 ja palun. Selles suhtes ega kampsunid võivad vahepeal, tead, kui ma vaatan mingi Berberi kampsunid, maksad mingi 5 sotti. Great tip. Kui te müüte suitsupakke, tehke suitsupakk lahti ja keerake üks suits tagurpidi. Õnnesuits. Jaa, laki. Ma sain ükskord 15 € tippi selle eest, nagu ma tegin seda üks asja nagu... Aga samas ärge tehke seda klientidele. Sest et sa nagu, kui sa teed seda mulle, siis ma löön sind. Ära katsu mu suitsu. Selles suhtes nagu, ära katsu seda filtri osa, ma pean pärast imema seda saada. Seda küll, aga kui sa tõmbad selle nagu sealt välja nagu seda. Okei, see on siuke nagu so-so, et see on sama, et nagu kui sa võtad klaasi, siis sa ei hoia seda sealt ülevalt kinni. Seda küll, see on basic mulle. Õnneks, see on nästi. Okei, aga kas me nüüd jõuame ka lõpuks sinu DJ värgini või? See on põnevam teema. Ma arvan, et see on nagu ka see, mida inimesed nagu tahaksid kuulda. Inimesed lihtsalt kuulevad, mida te fucking nendest klientidest räägite, neid ei kotti. Noor rahvas töötavadki restoranides. Äkki aus, oota. Kenad noored neiud, kenad noored mehed. Käivad joomas. Saavad siin Nixi pidudel käia. Ma saan aru, et sa alustasid sellega 12. klassis. Oota, ei... Ma pean nüüd mõtlema, ei alustanud 11. klassi ja siis kui me korraldasime 11. klass TIK-is korraldab 12. klassil lõpupalli ja ma mängisin esimest korda nii-öelda ametlikult mängisin esimest korda meie korraldatud palli Aftekal, mis oli siis 11. klassi kevadel. 11. klassi kevadel, okei. Aprillis umbes. Ja kus see mõte nagu tuli? Kus oli nagu, et jau? Tead, mul see mõte oli päris ammu. Nagu, kui ma ütlen ausalt, ma kuidagi vaatasin elektroonilist muusikat. Ma käisin ma lõpetasin Kandle muusikakoolis ära, kui ma olin väike. Ja siis ma läksin saksofoni ja saksofonis ma tegin 5 aastat ära, ma ei suutnud seda ära lõpetada. Me räägime kohe, sest me võib-olla liikusime liiga kiirelt praegu, lähme natuke tagasi ja kuidas see juhtus nüüd üleüldse? Lähme tagasi. Must hakkas meeldima ja siis mõtlesin, et eks ma siis nagu äkki peaks ise ka nagu midagi tegema. Siis Joonas, kellega ma siis koos mängin Räägi Johnist nüüd natuke ka. Joonas siis jõudis minust ette, et ta mängis mingil Valentini peol mingi pulli pealt koos meie ühe vana klassivanaga Hans-Oskar Aaviksoo, kelle vanaisa on nüüd meie, kes ta on siin, rektor või kõige tähtsam siin ülikoolis, Jaak Aaviksoo. Rektor. Rektor, on ju. Ei, ta on Hansu, minu ühe vana klassivene ja vanaisa.
ja siis nad mängisid Joonasega koos mingil peal ja siis Joonas mingi räägib meeldis, mis asja, ma mingi sitem pole. Hakkasin ka harjutamas käima, kirjutasin Hugole kartuunist, shout out kartuun, shout out Hugo, shout out Vadea. Shout out kõik. Shout out'ime kõiki lihtsalt. Ütles Hugole, et kuule, et kus saaks õppida, siis saatis mind Pääsküla noortekeskusesse. Mark Parsegian oli siis, või Parsegian, ma ei tea, kas ta perekonnanime hääldab. Õpetas mind seal, käisin seal, õppisin, tegin oma esimese seti valmis selleks paljaftikuks. Siis ikkagi raha eest või? Ja, siis ma maksin 5 € tunni eest. Okay. Aga päris ausalt maksin ja väga palju maksin ka. Nagu selles mõttes käisin seal ikka mingi 10 tunni kaupa. Ja siis ma tegin oma esimese seti selle paljafteka jaoks, kus mul oli nagu telefoni notesides sekundi pealt kirjas, kus ma pean mis ülemineku tegema. Tund aega nagu. Siis ma nagu tügistasin seal, aga kõigile täiega meeldis, kuigi see oli mega halb muusika, mida mängisin, mega halb. Nüüd, kui ma mõtlen selle peale, aga see on see, kui sa alustad. Jaa, aga kõigile millegipärast meeldis. Nagu ma mõtlen seda, et mina alustan, aga nemad ju kuulavad oma tavalist. Kas sa olid, ütleme, pigem tuntud kooli peal? Nagu ikka selline nagu tuntud? Ma ei tea, ma ei ütleks, et mina küll mingi popular kid olin. Minu meelest ma olin see mingi grumpy kid, sest ma olin päris nagu otsekohane inimestega, ma ütlesin inimestele päris halvasti. Aga kas su nimi oli nagu tuntud? Ma arvan, et nimi oli küll tuntud, aga ma ei usu, et see hästi. Et see oli hästi tuntud. Ma mõtlesin, et inimestele ei sobinud minu ausus minu meelest, sest nad nagu võtsid mind kuidagi nagu, et ma olin douche, aga ma ei olnud douche. Nagu kui sa minu meelest oled ebaviisakas või ma ei tea, mulle mingi asi ei meeldi sinu juures, siis ma ei karda seda välja öelda, see on minu arvamus. Ma ei ütle, et sa oled halvem inimene selle pärast, aga samas minu arvamus on see, et nagu sorry, Liisa, täna su seelik on kole nagu. Oot. Nüüd see on natuke teine asi, sellepärast, et kui sa nagu lähed otseses mõttes... Ei, ma ei läinud kellegi juurde, kui sa tuled vaata minu juurde, siis sa ütled veel mulle ka midagi, siis ma olen nagu, joo. Okei, sest minust on 2 suurt... Jõuame sinna juurde tagasi, ma tahan ikkagi selle looga edasi, ma ei tea, kui ma hakkan kogu aeg enda arvamus siin avaldama, siis kõik on nagu jää vait lihtsalt, et jõuan jutuga lõpuni, eks ju, nii, igatahes. Räägi nüüd sellest Nix and Johnny juurest edasi. Ühesõnaga mängisime seal paljafteka ära ja siis on mingi, kuule, üks koos teame nagu, no, punastasin veits sama, et tavaine. Okay. Ja siis, mis siis juhtuski erigi see, et hakkasime nagu väikselt mingi koos mängima. Saime Wakepargis koos mängida alguses siis suvel. Mängisime mingi sünnipäevadel. Kui palju te pidite hustlima, et nagu kuhugi saada? Me ikka palusime ennast peale. Ei saagi mingid tuttavad, näiteks Risto ja Rene Tõltsep, kes on nüüd ka mingid DJ-dist, neil tuleb oma üritus U3-s Fuego või mis iganes Rinks ja Renks. Nende sünnipäev oli Von Krahli teatris, kui nad said 18. See oli 11. klassi lõpus. Ja siis mäletan, et me palusime ennast sinna mängima, täiesti tasuta tõime ise alkoholi ja mängisime vist 4-5 või poole 5-6 midagi sihukest nagu kõige viimasem shift, meil oli üks inimene, kes tantsis, mängisime oma ette. Ja sihukseid kordi oli ikka nagu oli, kus me olime kuskil sünnipäeval, lihtsalt palun lubage meil mängida. Ükskõik mismoodi, kui oli Cat House'is kuskil mingi esimesena, lihtsalt lubage mängida ja siis mängisime kuidagi oma ette. Ja siis Hugo põhimõtteliselt võttis meid Hollywoodi kaasa ühele peole nimega O-Snap, mille korraldaja on Andri Žagaras, Andy Kane. Võttis meid sinna nagu alguses niimoodi mitteametlikult mängima, nii kaua kuni Hugo ja Chris olid seal, siis Futuristic mängisime nagu niimoodi nende varjudena alguses ja pärast. Ja siis kui nad ära läksid USA-sse, siis nagu meie nimi esimest korda reaalselt pandi sinna plakatile. See oli siis 12. klassi sügistalv, kus meie nimi nagu esimest korda oli plakatil Hollywoodis, Nix and Johnny. Ja siis 12. klassi... Kus see nimi tuli? Kuna ma ei mäleta austus, nagu see oli Hugo põhimõtteliselt öeldud nagu. Nix and Johnny? Jaa, kuna nagu Joonas on jonn minu jaoks, alati on jonn ja mind kutsuti Nixiks. Nix and John, Nix and Johnny, Nix and Johnny. Okay. Lihtsalt tuli. Need on parimad nime minust, mis tulevad on the flow lihtsalt nagu tulevad. Esimene nimi oli nagu minu välja mõeldud, mis oli Sonics, see oli päris halb. Scratch that, on ju. Hugol oli ka halbu nimesid, see on okei, kõigil on neil. Hugol on mingi DJ Influenza oli kunagi, väga halb, aga... Juhtub. Hugauks on hea. Ja siis mängisime 12. klassi talvel, hakkasime Hollywoodis mängima, siis me selle O-Snapiga nagu saimegi mängima 4-2-0. Mis kell siis oli umbes, millal selline, see oli juba parem aeg juba? Ja siis olid juba, no me olime residendid seal peal, et mängisime kõik siis, kui kogu see aeg, kui me saime. Ja siis mängisime Biancale ära 20. aprill, kuna me tegime mixtape SoundCloudis, mis olid house'omad ja Biancale meeldis ja nad panin meid sinna. Ja siis sellest Biancast tegelikult alates juhtuski see, et samal ajal aprillis, kus me mängisime Biancal, tuli O-Snapile minu meelest, kas aprillis või märtsis tuli kogemata Mihkel grindist siis, Mihkel Lemonfightist grindist, tuli koos Jossi ja nende pundiga tulid O-Snapile, kuna nad oli lihtsalt nagu sünnipäeva täist, neil pohku oleme hoidla. Ja siis ma mäletan, ma panin Backstreet Boysi remixi peale, ma isegi teadnud on seal, neile räägilt meeldis, siis Joonas pani mingi teisel all, neile räägilt meeldis, nad räägilt tantsisid, siis neil lõpuks mingi, aju, kutid,
teie, et kellest on räägitud mingi, et panete jumala head mussi, et kindlasti võtame teiega ühendust. See oli seal nagu Soolas, siis oli see Bianca, kust alates nagu meie nimi läks Soola koos Kurksi abil ja Sauluse abil läks stuudiosse. Ja siis 12. klassi lõpus, mai lõpus, kus meid esimest korda bookis Hollywood ametlikult, nagu mitte üritus, vaid just Hollywood ise bookis meid kolmapäeval Ladies Night'ile. Me mõtlesime, et see on nagu that's it, we made it, teine. See on nii tuus, see oli 12. klassi mai lõpp. Fast forward 2 kuud, juulis, me mängisime fucking Beach Grindil nagu. Me mängisime Beach Grindil ja me mängisime stuudios juba nagu mingi juunis. Ja siis see, nagu, mis oligi nüüd eelmine suvi, see tõmbas nagu 0 to 100 real fast. Me mängisime Weekend'i Aftercatel. Meil oli mingi päevas oli 2 keikat, me tegime ülipalju esinemisi ja siis tuli see nagu sügis peale, kus me saime stuudios oma ürituse, me saime Shootersis praeguseks oma ürituse, me hakkasime Shootersis ka veel mängima ja hakkasin nagu kõiki need üritused järjest tulema ja see oli tõesti nagu wow. Nii et teil nagu praegu ikka läheb? No jah, eks ta nagu läheb hästi selles suhtes, et ma ei saa Kas sa näed seda kui oma töö või kui oma hobi? Ma ei ütleks seda kohta töö, ma ütleks selle kohta nagu mingi fun värk, millega saab nagu firma arvele raha nagu that's it. Kas sa kavatsed sellega edasi jätkata praegu? Jaa, kindlasti. Okay. Sa tahad produusima ka hakata vist? Jaa, ma õpin vaikselt, et Joonas on minust selle võrra nagu ette saanud, et tal on vaba aega jube palju kuradi. Mis Joonas üldse teeb nagu vabal ajal? Mis Joonas üldse vabal ajal teeb? Teebki mussi ja kuradi chillib põhimõtteliselt. Ta käib Tartu Ülikoolis ja siis seal on seal vaba aega. Ta ei käi tööl, eks ju? Ei käi, jah. Võt sealt sealt tuleb seda, et mul on nagu vähemalt 40 tundi lisavata, mis ma pean nagu ära pühendama. Ja lisaks on see, et Tallinnas ma ütleks, et minu meelest on Tallinnas ikkagi raskem keskenduda mingi hobi peale, kuna sul on nii palju mingeid tutvusid ja asju ja see on mega tore alati, kus sõbrad ja asjad kutsuvad. Ja suht kiire selline elutempo. Ja noh, mul oligi nagu aasta alguses, ma hakkasin väga hästi läbi saama nende Bianca poistega, seal hulgas kõige paremini Saulus, Andres Saulus, minu mega homie kutt on ju, läbi tema veel saime Georg Tulveriga, nagu mul tekkis siuke uus sõprusseltskond, kes on nagu palju vanem, nad ei ole enam ülikoolis midagi ja nendega oli alati mega huvitav ja see lõppes sellega, et nagu esmaspäev, teisipäevad me oleme kuskil, meil on mingid peod kuskil, vaata. Et nagu nädala sees isegi peod ja siis nädalavahetusel on põhimõtteliselt tööpeod, kus ma pean mängima ja siis see kuidagi nagu läks sealt hästi siukseks hektiliseks, aga nüüd ma olen nagu sellega veits tublim olnud, et ma ei ole enam pidutsenud väga värki. Mis perioodil nüüd see pidutsemine rohkem oli? See oli sügisel jah. Et mul on võib-olla see on minu jaoks, sest ma ei ole vaata DJ-dega, üldse see DJ ametiga väga kursis. Ja ma olen alati mõelnud selle peale, et nagu sul on eks ju mingid lood, mis sulle meeldivad. Sa mängid neid teatud moodi, teatud järjekorras, sa kinda öelda tuunid neid, võib niimoodi eks ju öelda, mixid, tuunid, mis iganes. Ja siis mul ongi nagu küsimus, sest mitte, et seda võivad kõik teha, aga nagu laulmises on sul kindel oskus, sa jõuad vokaaliga mingi maani, eks ju, et kui sul ei ole seda annet seal juures, siis sa nagu paremaks ei saa, aga seal põhimõtteliselt on ju see, et ma tean, et ma niimoodi seda küsin, siis ma tahangi, et sa seletaksid mulle igatahes, et seal juures on ju see tegelikult, et kui sa põhimõtteliselt õpid selle peal mängima teiste puhul, et kuidas sa saad olla otseselt unikaalne. Jah, parem, kuidas ma saan üldse vahet teha, ütleme näiteks David Kettalis põhimõtteliselt sinul, sellepärast, et Mängimisstiil on erinev. Okei, stiil on erinev, see esiteks, aga nagu põhiliselt David Kettal on lihtsalt nagu hästi läinud, tal on lihtsalt oma nime saanud sinna üles, eks ju. David Kettal ta pole DJ, ta on producer, esiteks, ja teiseks nagu me ei saa nagu suuri nimesid üldse siia sisse tuua, kuna suurtel DJ nimedel on absoluutselt alati setid ette tehtud, mitte sellepärast, et nad halvad oleks, vaid sellepärast, et kui sul on festival, kus on 50, 60, 100 000 inimest, sul on kuradi 500 000 erinevat projektorit, mis on kõik programmeeritud show järgi ja nad ei saa olla show järgi programmeeritud, kui sul on improviseeritud set. Ja siis sul on alati set ette tehtud, nad teevad mingi laheda seti umbes pooleks aastaks ette, nad mängivad igal festivali sama seti põhimõtteliselt. Või 2 erinevat seti. Ja kui me nüüd võtame, mis on minu jaoks, ütleme nagu, kuidas võivad olla DJ-d erinevad, see on täiesti õigus. DJ võib olla absoluutselt ükskõik, kes nagu see on nii kerge asi, seda tehakse. See on mingi tehniline oskus, mida saab õppida. Okei, muusika kuulmine kindlasti tuleb abiks. Muusika kuulmine, jah. Kindlasti tuleb abiks, aga ma usun, et tegelikult isegi seda ei ole vaja. Aga seal on tegelikult see, et minu jaoks toob nagu DJs, eriti tänapäeva, eriti kui me räägime näiteks stuudio teisest korrusest, kui me räägime Shootersist või Hollywoodist. Kui me räägime Shootersi või stuudio teisest korrusest, siis unikaalsus tuleb just sellest sisse, kui hea on sinu muusikavalik ja kui huvitav see on. Et kui sa mängid house'i stuudio teisel korrusel, absoluutselt kõik on kuulnud neid crowdpleaserid, mitte keegi reeglina ei viitsi nagu house'is väga palju crowdpleaserid kuulata. Aga kui sa toodki mingeid lahedaid laule, mis on stuudios on parim Baltikumi sound system teisel korrusel, Function One,
ja sa tood sinna mingeid lahedaid laule, meil on 10 000, 5000 kuulamist kuskil Beatboardil, sul on nad ostetud, siis neid ei saa isegi alla laadida, onju. Ja sa lased neid seal ja inimesed ei ole neid kuulnud, aga nad on house'i fännid, neile meeldib see bass, neile meeldib see käik, nad karjuvad kaasa sinuga. Et see on nagu see, mis toob reaalselt välja nagu erinevusi ja muusikavalik on minu jaoks nagu kõige tähtsam DJ juures. Täiesti usun see seda. Tehniline oskus, mina ei ütleks, et mina olen tehniliselt väga hea DJ. Nagu päriselt, mul on siin isegi TTÜ-st üks DJ tuli ütlema, mul ükskord puris peaga, et ma Joonasega ei oska mängida. Ma ei ütleks, et ma päris mängida ei oska, et me oleme tehniliselt ikkagi väga palju nagu sinna higistamist alla pannud. Teine asi, et me oleme olnud kindlasti lohakad, mis on väga halb mingitel kordadel, aga üldiselt nagu ma proovin rohkem panna kuidagi rõhku nagu sellel muusikavalikule, kuivõrd sellel tehnilisele. Kui sa muusikat valid, kas sa valid, noh muidugi see peab sulle ise endal ka meeldima, aga kui sa nagu muusikat valid, kas sa mõtledki sellele, et mida nüüd esiteks, keda ma tahan sinna endale kuulama saada ja teiseks, mida ta nüüd võiks tahta, kuidas sa mõtled, kuidas sa valid neid muusikaid? Tõesti enda maitse järgi lihtsalt. Kuule, see on hea beat. Ma ei saa öelda, et ainult nagu enda maitse järgi, sest ma ikkagi vaatan tantsupärandat, onju. Aga rohkem küll nagu enda maitse järgi, et nagu ses suhtes, et ma tean, et sa tõenäoliselt hakkad karjuma, kui ma panen sulle mingi selle laulu, mis on mingi, ma ei kujuta, Ivo Linna mingi eestlane on ja eestlaseks jään, onju. Aga samas ma ei taha seda mängida, onju. Ja siis on mingi teine laul. Kas see on Ivo Linna laul või? Jaa. Okay. Vist, vähemalt tema laulud on, siis mul on sellega mashup. Ma kunagi mängisin seda lauluklubis, väga hästi läks peale. Aga et see on pigem just nagu selle taga kinni, et sa proovid nagu leida mingi, minu jaoks pigem, et mingi balanss, mulle meeldib crowd please'id, mulle meeldivad, kui inimesed lähevad hulluks. Jaa, muidugi. Joonasel minu meelest seda meeldimist nii väga pole, et talle meeldib väga palju just oma mussi mängida, mis on väga cool, ta on viimasel ajal väga palju uut muusikat leidnud, millega mina olen jällegi släkkinud. Aga sa pead mingi siukse, ütleme, ühise joone leidma, et nagu meie nimetame, et see muusika ei oleks lädra, onju, et see ei oleks nagu halb mingi raadiomuusika, aga samas, et ta meeldiks inimestele ja ta meeldiks sulle. Näiteks minu, ütleme, viimane siuke find, mis ma olen märganud, et hakkab klubis vaikselt aina rohkem ja rohkem töötama, mis inimestele räägib meeldib ja mulle endale räägib meeldib, see on täiega originaalne muusika, on Billie Eilish. Nagu wow, see tšikk on 17 ja holy fuck, nad teevad vennaga nii lahedat mussi. Nagu wow. Billie Eilish, ei tea, et on nagu mingi väga noor tüdruk, aga minu jaoks ta muss on nagu täiesti teine värk, vaata. Aga see, võt see ongi võib-olla see, et mul üks sõbranna ka, ta teab kohe, kui ta vaatab seda, siis ta teab kohe, et ma räägin temast, et ta on räme fänn sellest. Ta ütles, et oh my god, ma nagu kuulan tema albumeid, see on nagu nii hea, eks ju. Ma olen kuulanud teda, ma olen paar lugu on isegi nagu, ma olen mitu korda kuulanud, aga mul tema muusika otseselt nagu peale ei lähe, aga ei muidugi, eks ei peagi kõigile minema. Minu jaoks lihtsalt see, et kui mina võtan nagu musikaalsuse perspektiivist, siis see, mida nad oma vennaga teavad, ma olen teinud nüüdseks väga palju researchi. Teeb oma vennaga? Jah, nad teavad oma vennad kahekesi, kõik absoluutselt ja see album, mis ta nüüd välja tuli, oli täiesti lindistatud tema venna toas voodi peal. Ja see pere, kus nad tulevad, nad olid kodus õpetatud, nad olid koolis kunagi. Nagu ma mõtlen üleüldse koolis, mitte muusikakoolis. Ja nad olid kodus õpetatud LA-s või Californias ja see background ja nende nagu ülalhoitus, see, kuidas nad nagu käituvad ja nende see loomulik intelligents kuidagi, mis mul on vähemalt videotest, mis ma olen nendega ise suhelnud, mis ma olen nagu saanud ja see muusika ja kui sa hakkad nagu mõtlema, mis on nendes lüürikas taga ja kõigest sellest nagu, kuidas need muusikalist elemendid on omavahel kombineeritud, siis minu jaoks on see jällegi nagu kunst. Et ma vaatan seda ja ma kuulan seda ja ma mõtlen, et vau. Aga mis see teeb see nii eriliseks? Ma ei tea, ma ütleks autentsus ja intiimsus. Nagu esiteks on täiesti teistsugune. Meil ei ole pikka aega olnud muusikas seda, kui sa vaatad nüüd nagu viimaste aastate trendi peale, ei ole pikka aega olnud seda, et saaks kuulsaks nii rahuliku muusikaga. Billie Eilishil on päris rahulik muusika. Ja hästi vaikne ja monotoon. Või isegi mitte monotoon on vale, aga just vaikne. See on vaikne ja selline, ütleme, mitte tempokas, vaid täpselt nagu sellised rahulikum, selline... Et ei ole väga ammu nagu... Ja süngem minu arust. Sünge ka, kindlasti sünge. Tal on 2 laulu, kus ta räägib tapmistest, 17-aastane, nagu what the fuck. Süngem ja isegi see muusika seal taga, isegi kui see sõnad ei kuule, sa saad aru, et see on süngem, siis see muusika seal taga on rahulikum, aga nagu
mida selline ballaaditaoline, vaid no ikka selline süngem, vaata. Ta ei ole nagu positiivne, onju. Ja ei ole nagu väga ammu olnud seda trendi, kus see oleks populaarne. Ja nüüd sa näed, et see, et see murrab raadiorekordid praegu, tal on nagu Spotify. Ei, tal on praegu hitib iga asi, mis uuesti tuleb. Ma ei tea, mitu laulu praegu tal on top hitsides. Ma ei taha teada, ta on 17 nagu see tüdruk, vau. Ta on USA-st või? Jaa, ta on USA-st jah. No. Ja tal oligi nagu see, et vennal oli mingi oma bändi ja värki ja siis nad olid mingi, et teeme koos mussi, kuna nad mõlemad olid hästi musikaalsed. Ja siis hakkaski vendaks produma ja nagu lüürikat kirjutama, tema hakkas aitama lüürikat kirjutama ja laulma. Ja see duo minu meelest, mis seal tuli, no ta vend eelkõige nagu, vau, tõesti, nii palju kui ma vaatasin temaga intervjuusid, hands down nagu see vend on väga-väga tark ja intelligentne. Kas ta ongi siis tegelikult mõlemad ka eluliselt nagu pigem sellise süngema suhtumisega või sellise... Ma ütleks hästi reaalse nagu nii, jällegi, mul on hästi raske nagu rääkida, kuna ma ei tea neid. Ja sa ei tea neid, eks ju. Aga nii palju, kui sul ise... Aga nii palju, kui ma olen intervjuus vaadates, ma ütleks pigem, et nagu, mis minuga väga palju relate'ib ka, on hästi palju nagu... Nad on hästi palju räägivad, või no Billy vähemalt proovib väga palju reaalsusest rääkida, et nii palju, kui ma vaatasin temaga intervjuusid, mulle meeldis näiteks temaga intervjuu, mis oli Beats One'il Zane Lowe'iga, ta rääkis sellest, et ma näen iga päev endal publikus inimesi, kes panevad üliilusaid nagu pilte minust üles, mingid lahedaid plakateid teevad, kirjutavad mulle mingi lahedaid luuletusi, midagi sükest ja siis ma mõtlen, et okei, et miks sa siin publikus oled, et sa peaksid olema kuskil praegu, sinu töö peaks olema galeriis kuskil, sa oled nii andekas, et see, nagu ta räägib just mis nagu neid inimestena minu jaoks teeb eriliseks on see, et nad näevad just seda, et tegelikult maailmas on minu meelest väga palju inimesi, kes kardavad ennast nagu täielikult näidata. Mis iganes see on, kas see on sinu loomulik, loominguline mingisugune joon, kas see on sinu mingisugune joon, kui me võtame suures perspektiivis, on ju akadeemiline. Et sa ma arvan, et hästi palju inimesed, kellel on tegelikult anne, ma arvan, et nendel on see, et nad mõtlevad, et tegelikult see ei ole midagi, et need näevad kõiki neid suuri, neid idoleid, kes on juba siis suureks saanud, eks ju, ja siis nad mõtlevad, pole võimalik, et mina selline olen, kuigi kõik alustavad ju kuskil. Ja kusjuures Billy tema ütles, et tema süüdistas selles väga palju koolisüsteemi, et tema ütleb, et tema ei oleks kindlasti seal, kus ta on praegu, kui ta oleks käinud koolis, mitte ta oleks kodus õpetatud. Ja mina kusjuures, kui ma mõtlen selle, ma täiesti nõustun, sest minu meelest kool sätib meile mingisugused ühiskondlikud barjäärid, mis on täiesti kasutud ja ma nägin enda koolis tegelikult, siis ma olin loll, ma ütlen päris kindlalt, ma põhikoolis olin isegi kohati siuke pulli ja rüve tüüp nagu isekas ja pulli ja ebameeldiv ja kui ma mõtlen nagu mõnede kuttide peale või mõnede tüdrukute peale, kes läks võib-olla halvasti meie koolis, kes ei saanud isegi võib-olla gümnaasiumisse või kes kukkusid 10. klassist välja, siis ma veel omaette umbes siis mõtlesin, et ta ongi umbes down. Nüüd ma hakkan aru saama, et see ei ole, mitte kunagi ei ole inimene nagu loll. Inimene ei saa olla loll, lihtsalt see, et ta matemaatikasse ühe ei tähenda, et ta üleüldiselt on loll. Tal on hoopis mingi teine anne ja see vend võib olla nii fucking tark. Mul oli üks klassivend, kes ei saanud, ta ei jõudnud isegi meie põhikooli lõpule vist ja tal oli pärast üleüldiselt siiamaani vist akadeemilise haridusega nagu raskusi, aga samas see vend on väga-väga tark. Nagu ma tean, et kui ta võtab ennast lõpuks kätte, siis ta jõuab väga kaugele. Ja ma ei mõtle tarkusel just seda nagu akadeemilist tarkust, vaid mõtlengi nagu sükest nagu intelligentsust, et igal inimesel on see olemas, aga igal inimesel on ta absoluutselt erinev, sest et iga inimene on erinev. Ja ma olen aru saanud sellest, et viitsi nagu ongi nagu, no see kooliharidus on nagu nii üldine lihtsalt, et keegi nagu mõned lihtsalt ei viitsi sellega tegeleda. Täpselt, ja see on, mida nagu vanemaks ma olen ise saanud seda rohkem, ma olen öelnud, et see on täiesti okei. Ja seda ei, aga ühiskond surub peale, vaata, et sul peab olema kool, sul peab olema ülikool selleks, et edasi saada, magistrikraad, aga ei. See täpselt, mida sa praegu mulle rääkisid, see tuletab mulle ühte täiega head miimi meelde. Kõik teised näevad ka, et just see. No, jaa, täpselt. Et see on nagu... Jaa, ma olen seda kusjuures näinud ka. Ja see mind nagu, ma tegelikult nõustun, midagi peab, eks ju, koolis olema. Selline asi nagu kool peab olema ja täiesti nagu see süsteem, ma saan aru, sa ei saa seda süsteemi kõigi jaoks teha, see on täiesti võimatu. Aga nagu kui see ilmub siia ka teistele näha vaatajatele, igatahes, aga sellel asjal, mitte miimisegi, vaid sellel asjal igatahes, sellel pildil, sellel illustratsioonil, sellel karikatuuril on mingi mõte tagas täiesti. Aga see minu meelest on nagu väga, kui siis inimesed ütlevad selle peale, okei, aga mis meist teeme, et ärme saada kedagi kooli. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, mida teha. Nagu ma ei tea. Sest et väga raske on lapsena aru saada. Sa ei saagi, sest mida kool teeb, mis kooli põhimõte on tegelikult? Ütleme, et see kõik, mida praegu maailmas tuntakse igal erialal, umbes 80% seda praegu proovibki kool sind sinnani viia, seda kõike sulle õpetada. Ja
ja kõike, mida ja mitmed inimesed võtavad, et miks mul seda vaja on. See on selle mitte lihtsalt miks sul seda vaja, miks sul üldse midagi vaja elus on. Minu arust on nagu common sense, et sa lihtsalt oledki, muidugi sa kõike ei suudagi endale pähe õppida seal ja kõike pähe tuupida, aga lihtsalt, et vähemalt sulle antakse see võimalus, et kui sa tahad, see on mingi koht, sa ise ei oska ju kuskilt alustada lihtsalt õppimist. Sama asi, kui sa mitte midagi matemaatikast ei tea, sa ei oska ju kuskilt alustada, nüüd sul on mingid algteadmised olemas, see toimib nii, seal on sellised loogikad, sa oskad sellega sa oskad nüüd selle ise võtta ja midagi sellega edasi teha. Aga jah, mis sellega siis kaasneb, ongi see, et paljudele ei sobi see ja ma sain aru. Igatahes paljudele ei sobi see ja siis tekibki see asi, et mõnedele inimestele kaasneb ka see, et nad arvavadki, et nad pole midagi väärt, et kui nad matemaatikat ei oska, siis nad polegi mitte midagi väärt. Ja tead, kui me räägime nagu, ütleme, meie sellest ühiskonnast või kes siin Eestis nagu kõik koos on, siis see ei ole veel nagu, ütleme, minu meelest vähemalt nii palju, kui ma olen vaadanud, ei ole veel nii traagine, aga kui mina mõtlen sellest koolisüsteemist, siis mul on kõige rohkem kahju nagu inimestest, suurriikides, Ameerikas on ju, kus sul on getod, kus inimesed ei saagi koolidesse minna, kui nad saavad, kui on samasugune olukord, kus see lihtsalt ei sobi talle. Ütleme, kui me võtame isegi nagu Ameerika, ütleme, kõige suurem probleemi rassism on, et mustanahalised inimesed, nad lähevad sinna kooli, see ei ole midagi, mis neile sobib, siis nad satuvad kuhugi valele teele, siis nad on jälle vanglas ja siis ongi nagu elurikkud. Kui sa USA-s ikkagi vanglas käinud, siis sul on nagu päris raske kuhugi edasi saada. Ja seal on minu meelest nii suur hulk inimesi, kelle potentsiaal lihtsalt nagu kaob ära. Või võtta kasvõi kus Aasias, üleüldse iga hiine, kus nad peavad võitlema rämedalt, nendel ongi terve päev lihtsalt, nad õpivad lihtsalt. Lõuna-Koreas pannakse eksamipäevadel koolides, pannakse nende ümbruses teed kinni, et ei oleks mitte ühtegi nagu, see on reaalne, ma ei tea nalja. Me õppisime sellest, Lõuna-Koreas on siuke haridussüsteem, et kui sul on kooli lõpueksamid, sulle pannakse kooli ümber teed kinni, et autod ei sõidaks, et oleks täiesti vaikus. Ja inimesed õpivad, nad peavad saama SAT-del, mida nad teevad USA-sse, nad peavad saama 100 punkti, muidu nende pere umbes ei võta neid lapseks ja nad käivad koolis ja pärast kooli on neil järelkool, kus nad käivad jälle Need peavad nii palju järelkool ja siis seal on nii võimatu saada kõrgharidus või ülikooli just või sealt edasi. Ma ei tea, kas nendel on siis ülikooli või mis süsteem nendel seal täpselt on, aga põhimõtteliselt seal keskkoolist siis veel edasi jõudes on nagu räme raske, ma räägin praegu Hiinast, ma räägin Jaapanist. See on selline konkurents, esiteks seal on palju inimesi, teiseks seal on lihtsalt kõik õpivadki ja mõnedel ongi lihtsalt sellise, siis hästi palju tuleksegi Euroopasse proovitakse saada, sest seal, et ikkagi seda kõrgharidust saada. Ja burnout on ka nii suur ja kui vaatad Jaapanit on ju enesetapu need metsad, sul on hikikomorid, kes on siis siuke nagu ühiskonnagrupp, mis on reaalselt, nad on burnoutinud inimesed, kes on täiesti nagu nii-öelda heidikud oma ette ja nad nagu kui sa võtad nii-öelda selle definitsiooni, siis on definitsioonis, mis kirjas, et need umbes need inimesed, kes elavad oma vanemate keldris. Mis ongi see, et nad reaalselt ei taha enam elus midagi teha. Ja minu meelest nagu selles, kus inimene põletab ennast nii läbi, et ei taha enam midagi elus teha, sellest saab olla süüdi ainult haridussüsteem. Ja kui ma vaatan kas või Eestis, Eestis on tegelikult haridussüsteem väga hea nagu maailma tasemel. Kui me võtame sama USA ette, USAs on reaalselt, sul on public schoolides, seal on põhimõtteliselt ühel etapil on seal nagu teatud koolides, mis on head koolid, mis on avalikud koolid, millest sa ei pea maksma, seal on reaalne loterii. Kas sa nagu loterii all ma ei mõtle midagi piltlikult, vaid seal reaalselt nagu pannakse nimed kokku. Kui sinu nimi tõmmatakse välja, sa saad sinna kooli ja kui ei tõmmata välja, siis lihtsalt kohad on täis, sorry mees. Ja see ei ole isegi otseselt haridus, või see on koos sellega on see ühiskond ka, sest see, et sul nagu su vanemad on selle haridussüsteemiga, siis nende jaoks ongi see loomulik, sa pead samamoodi hustlima rämedalt ja ei, ma ütlengi, et see ei saa olla lihtsalt niimoodi, et sa kaotame haridussüsteemi nüüd ära. Ei, seda me nagu ei taha ka sellega öelda, aga ja mitte, et meil nüüd selline lahendus siin praegu oleks, aga lihtsalt ongi see, et sellel on väga suur probleem. Sellel on omad ja Eestis on see isegi täiesti, nagu sa ütlesid, Eestis on see nagu fine, täiesti okei veel, ehk on palju hullemaid näiteid. Ei, palju hullemaid näiteid ja meie suur naaber siin juures on ju Venemaa, et see on täielik porno, mis seal toimub. Seal ma ei tea, seal toimub täielik porno ja ma nagu isa, ma olen venelane, ma olen täiesti vene perest ja ma olen selles mõttes nagu väga patriootlik Venemaa suhtes, mulle väga meeldib see riik. Kui ma vaatan reast poliitiliselt, mis seal toimub ja mis seal toimub nagu sama haridussüsteemiga ja mis seal toimub altkäemaksudega, siis mul on endal lihtsalt piinlik, sest mina näen Venemaad kui riiki, millel oleks potentsiaal olla sama nagu võimas kui Ameerika, nagu oma infrastruktuuri poolest. Kui me vaatame Ameerikat, nende infrastruktuur on ülitugev. Sul on igal pool teed, kõik asjad on ju. Venemaal sa lähed nagu Peterburist, ma olen käinud Peterburist Vologdas, mis on mingi 900 kilti väljas, on täielik küla. Sul on nagu kõik on fucked up lihtsalt, nagu takso 10 kilomeetri eest maksab 2 eurot. Ja ma ei tee nalja.
ja nagu see, mis seal reaalselt Siberis igal pool toimub, see on nagu, ma ei tea, minu jaoks on see nagu täiesti hullus, see on nagu Nõukogude Liit siiamaani. Aga samas nagu tegelikult minu jaoks sellel riigil oleks potentsiaali olla väga-väga võimas, aga lihtsalt nende poliitiline ülesehitus ja kuidagi ühiskondlik ülesehitus minu jaoks vähemalt näitab praegu seda, et nad on täiesti tupikus omadega ja ma ei tea, kuidas nad sealt välja saavad. Ma loodan, et see ei lõppe sõjaga, sest nagu 3. maailmasõda kindlasti vaja pole. Me saaks veel nii palju rääkida, me saaks veel rääkida sinu patriotismist, me saaks rääkida 3. maailmasõjast, mida me arvame, me saaks veel rääkida sellest haridussüsteemist, aga kahjuks lihtsalt peame vaikselt lõpetama, et... Neitsen kuulata siin inimesi. Kuule see, et sa ei avaldama arvamust, see ei tähenda siin... Ma ei saa isegi sõna sekka öelda, te lihtsalt vatrate nii palju täiesti haige. Ma proovin järgmine kord uuesti nagu. See on nagu tavakas, lihtsalt ma see vend vatrab nii palju lihtsalt nagu iga saade nagu Sorry, sa oleks mõnda ütlema mulle, ma oleks vaitlenud, et saaks anda oma Ma ülitasin vahepeal nagu midagi öelda, aga Oh my god, ei, sa pead minuga võitlema seda, ei, sa pead minuga võitlema. Ei, siis kui Laura on tavaliselt siin, siis on natukene chillib, sellepärast, et siis ma proovin ka nagu, siis Laura vatrab seal ja siis ei kuule kogu aeg minu arust, ei, vähemalt Nikolai rääkis vähemalt sama palju. See oli hea tegelikult, et sa rääkisid täna rohkem. Sa oled väga tubli. Sa oled nagu vist külastast. Ma saan arve siis. Igatahes, nüüd lähme kiiresti sponsoriteni. Palun, Virko, räägime sponsoritest. Nii, igastahes meid sponsoreerib siin siis, või noh, TalTechi turundusklubi sponsoreerib XL Energia, Vegan, good shit. Siis siin on hea vend Nikolai. Kui saare tuleb mingi, ma ei tea millal välja, siis no see on igatahes, kui ta vaatab neid, siis ta on juba 14 juuli Blow at Studio. 14 juuni, mitte juuli. Juuni, fuck it, my bad. 14 juuni, tulge stutti, pange head pidu seal. Nii, me täname ka Nixile käppa ja nii edasi. Täname ka TalTech filmiklubi, täname siis TalTech turundusklubi ja ka üldiselt TalTechi, et need kõik on siis meile väga toeks, nagu juba Virko ütles, XL. Thank you. Vegan, thank you. Ja... Kusjuures Red Bull on ka tegelikult vegan. Anna, super. Red Bull sponsor me. Me pliibime need auti igatahes. Ja nüüd shout-outi kiirelt veel enda kohta. Nixon Johnny, Instagram, Facebook, followge. Meil on eventid. Suvel tuleb sitaks eventa, ma arvan. Me mängime. Tulge öelge tšau. Kui sa oled purjus ja sa tuled stuudios klubi ette ja sa karjud Nix, anna käppa, siis sa saad käppa, aga sa ei saa minult nagu naeratavat pilku. Kui sa tuled baaris ja ma olen üksi ja sa ütled mulle tšau mees ja räägid minuga normaalset juttu, siis ma alati räägin sinuga hea meelega ja Joonas samamoodi. Aga kui sa oled lädravitt ja tuled lihtsalt mingi laaberdama ja katsuma, see ei ole cool, vaata. Et nagu hoidke piire, tulge alati meile patsu panema. Meile sitaks meeldib, sest et me ei ole mitte keegi nagu Nixon Johnny on lihtsalt niisama väike nagu sõprade projekt, me mängime mussi, me ei ole mitte keegi, me ei tunne ennast mingi, me oleks mingi überlahedad või mis iganes, ma ei tea, mingi Perception on jäänud, ma olen kuulnud. 1. juuni tuleb päris lahe event Padas, ma ei saa öelda, mis event see on, aga see tuleb päris tuus. Mis veel tuleb? 14. juuni on Blow, seda saan ka kindlasti öelda. Näeme kuskil seal stuudio, Pada, suvel tõenäoliselt kultuurikatel, kuskil seal meid kogu aeg näete. Island Soundil lähed? Ma arvan, et ma ei jõua kahjuks raisk. Kahju. Me ei mängi kindlasti Island Soundil ja ma kahjuks tõenäoliselt ei lähe ka sinna, kuna pärast Island Soundi on kohe Beach Grind koos Metallikaga. Ja ta ei tule suvemängudele ka. Ma ei tea, mis asjad on suvemängud. Sorry. ma pärast veel koolitan teda välja. Igatahes. Aga suured tänud ja...